Küsimusele, millega minu naaber õigupoolest tegeleb, võib neljapäeval Põlvas saada üsna ootamatu vastuse, kui kultuuri- ja huvikeskuses toimuval ettevõtjate kontaktmessil maakonna ettevõtluse kogu ilu ja mitmekesisus välja pannakse. Seekord on meie messi teemana uskumatu, millega mu naaber tegeleb. Meie ettevõtjad, nii toiduettevõtjad, käsitööettevõtjad, ehitusettevõtjad, põllumajandusettevõtjad aeg-ajalt küsivad, kus ma toorainet saan, millega mu naaber tegeleb, mis seal vallas tehakse, siis seekordne messi mõte ongi neid omavahel ühendama hakata ja nad minimessil üksteisega tutvuksid, üksteise tegemistest teaksid, ehk ka võib-olla leiaksid koostöövormid. Kui palju nüüd tänase seisuga messile registreerunuid on? Et selle kohta peab jälle ütlema uskumatu, meil on 95 inimest juba registreerunud. Me ise nagu esialgselt planeerisime 50 inimesega üritust. Ja messi osalejaid on meil ka alla 30 mõned lauad. Saab äkki midagi välja ka tuua, et mida siin siis vaadata ja näha saab? Et meie omapärastelt on kõigepealt ma kindlasti tahaksin rääkida meie ühest ettevõttest Saviupumaja, kes tegeleb kohalike savist värvide tootmisega, krohvide tootmisega ja on sellega juba 10 aastat turul olnud ja edukalt ka välisturgudele jõudnud, lisaks veel, mis nad koolitusi tegelevad. Mustamõisast Roy Strider, kellel on toortatrapadjad, eksportitakse üle Euroopa, Jaapanini välja, Mongooliasse. Meie imelised toiduettevõtjad Moostest Kaljupaanmani lina jahu, lina õli, meie käsitööettevõtjad, kangakudujad, kes on ka nagu kohalikku toorenet väga palju kasutavad ja teevad seda lihtsalt niisugusel uuel toredal moel disainitud. Siin on päevakavas on märgitud ka hulk ettekandeid, et mida siin esile tuua? Et esineb meie ainuke kuurorti omanik Vello Saar, kuidas siis loodusest raha tema juurde tuleb, et on väga suur ettevõte ja kuurorti näol on ikkagi tegemist ühe väheste selle piirkonna ettevõtjatega. Roy Strider räägib, kuidas tema Põlvamaa rohelist märki, kuidas on tal aidanud müüa. Maaturismist Raili Mengel tuleb, räägib käsitöö, turism, toit meie vabariigi kontekstis, kuidas need on tööle läinud. Tööhõiveametist on oma boksiga väljas inimesed tutvustamas nende võimalusi. Et nad ise ka arvasid, et nad on jõudnud meil väga suurte ettevõteteni, aga mikroettevõtjad nende poolt pakutavate teenustega ei ole väga palju kursis. Millised on Põlvamaa sellised mikro- ja väikeettevõtjate sellised tüüpilisemad mured? Meie tüüpilisemad mured kindlasti, nagu me saame aru, on meie logistika ikkagi. Me asume Tallinnast 250 kilomeetri kaugusel. Tänu sellele meie toote hinnad on kõrgemad. Ja ma arvan, ka teise murena võiks võib-olla olla, et Põlva on ikkagi selline keskus ja Mooste on meil kultuurikeskus, võiksid olla ettevõtlusmajad, meie omapärasele kas pillitöötoad, lõõtsatöötubadena, meie toiduettevõtjatele toidukoda, kus ühiselt tootearendusi teha, ühiselt logistikat lahendada, ühiselt disaini teha, kõike sellist mure lahendada.